teise rõnga jalga saada. Lähen mulle tagasi. Juba on selle plõksutamisega ära harjunud. Viimane meetsa kinni. Peab seal tiib mõõta ja kaaluda. See kaalumine nüüd väga tähtis ei ole. See väga palju ei näita, aga tõenäoliselt kaalub piisavalt palju oma vanuse kohta. Taha seda viimast meetri lahti panna. Ma tulen lähemale. Ei tohiks seda segada kuidagi, kui need ei pane nüüd. Nii. Korraga ka tiiva ära. Nii pikali on. See on suht väikene. Võrreldes mõnede teistega, mida me oleme rõngaptanud juba selle aastal. On 30,5 sentimeetrit. Kaalumiseks on meil üks kott, vaatame, kas ta siia ära ka mahub. See ei tee kellegile reklaami, üks suvaline kott. Mis kodus oli? Valmis. Kotti panna saame kuidagi. Ta on väga küllaltki suur. Kõige sobivam torm. Aga enam-vähem. Hakkama nüüd. Natukene küüned lähevad läbi, aga see on normaalne. Kolm 3,7. Küüned läbi, siis välja saab.
kätte selline kotid. Nii. Kõik tehtud. Peab veel mõni pilt teha ja siis saab ära minna. Seljakott ei pea pildi peal olema. Kõige kaugemale minna. Kergem pilti teha. Ma varjan teil vaate ära, aga seda ei ole kaua. Kes kannatate ära. Kui ma nüüd alla lähen, siis ma veel ilmselt korra lasen kaamera kustu või lülitan välja, sest seal on vaja võib-olla üks juhtme ots ümber teha. Vist ei anna hästi ühendada. Ma siin väga palju ei oskagi rohkem teha. Peaks seda nüüd niimoodi ka, et rõngata pildi peale ja eriti hea. Modellitööd tuleb tal veel õppida, ei oska hästi sättida ennast pildi peale. Tiiva ette rõngale ja aga ei taha. Ma siis ei hakka pingutama. Nagu nii tal siin on raske päev olnud täna. Seni polegi teda väga keegi seganud. Karastus edaspidiseks eluks. Nii, loodame, et siis niipea selle puu otsa ei pea enam ronima. Kaamera jääb tööle ilusti ja saate jälgida, kuidas siis see tegelane siit tõsust välja lendab. Nooksad ka tagasi, mis ma siin laiali ajasin.
viisakas värk. Nii. Aga kaamera sai puhtaks. Kaon ära. Siis järgmise korrani.